tere hommikust, Kati! Tere, tere! ja nii nagu te näete, naerusuised me oleme mõlemad, me natukene siin lobisesime ja naersime, itsitasime ja teate, suur-suur tänu teie kõik, kes te olete siin kanali peal juba pikemat aega. Ja kui sa nüüd esimest korda tulid, siis sellest ei ole ka mitte kui midagi, et sa jõuad rahulikult omas tempos vaadata neid videod järgi. Ja Kadiga on nüüd veel selline tore asi, et mina jälgin Kadit. Kadi on üks, ma ütleksin, ainukestest, kes mulle silma hakkas Facebookist. Ja mina tunnen nagu Kadit just niimoodi, et ma jälgin teda. Ja Kadi ütles mulle, et tema tunneb ka mind selle järgi, et ta on mind näinud. Youtube'is siis arvatavasti, jah? Jah, jah. No näete, siis justkui me tunneme teineteist, aga tegelikult me ei tunne üldse, et arvatavasti teil on seesama lugu, kui te minuga kohtute analüüsides või kuidagi niimoodi, siis te ütlete, et te juba tunnete mind. Aga Kati, sina jäid mulle silma sellega, et sa kõkutasid nalja, viskasid või viskad alati sellist head itsitavat ma ei tea, huumorit seal, kui sa mingisuguseid putukaid, mutukaid, põõsaid, puid, mingeid asju seal teed, vaarikates, kusjuures ma sain täiega nagu sellist inspiratsiooni. No näed, ma juba ütlesin välja, millega sa tegeled peaaegu. aga Kadi, kes sa oled ja mida sa teed? Ma olen proovinud seda mõelda, vaata, sa kirjutasid mulle juba varem, on ju. Ja ma ei oska ennast niimoodi purki panna, et kes ma olen. Et ma tean ühte asja, mis mulle õudselt meeldib, on see, et ma olen naine. Sellega ma olen õudselt rahul, sest kunagi pubekaeas ma tahtsin õudselt olla poiss, sellepärast poistele lubati palju rohkem. Aga ma saan aru, et tegelikult on naistele palju rohkem lubatud, nii et ma olen naine. Ja ma nagu ei oska öelda, kes ma olen selles mõttes, et ma kogu aeg kuhugi lähen ja mul on praegu hästi huvitav aeg. Selline äh, käimas on projekt Võrratu 50. Oo, Ma sügisel saan 50 aastat vanaks ja siis ma olen ennast niimoodi, ma ei tea, putitanud või. Et kuna mina maailma tunnetan hästi-hästi kehaliselt, hästi füüsiliselt, noh, et isegi mu sõnavara on, et ma pean asju seedima ja kui mul midagi juhtub, siis kas mul on klomp kurgus või ma ei tea, auk kõhus või noh, et tunded on mul hästi nagu füüsilised ja keha hakkas natukene lagunema. okei. Tuli mingi, no peaaegu külma õla sündroom, mis on aednikuna väga raske, kui sul käed ei taha hästi töötada või kui sa ei saa, ma ei tea, särki ei saa selja taga püksi panna. Ja siis ma olen ennast niimoodi, mul on keha on nagu hästi võrratu instrument selles mõttes, et ta on mind kogu aeg terve elu läbi hoidnud. Me oleme hästi abikaasaga käinud hästi pikkadel rattamatkadel, nii et kõik on nagu ratta peal, kaasas, füüsiliselt raske, mägedes ja igal pool ja see keha on mind terve elu nagu õudselt hoidnud ja nüüd on tunne, et mul on vaja ennast poputada tagasi sinna vormi, kus ma kunagi olin, sellepärast et ealised iseärasused on viinud kuidagi nagu, no ei ole nii hea, natukene nagu paistes ja natukene nagu pehme ja natukene nagu, no kõik asjad ei ole enam nii. aga et kuna mina tunnetan maailma keha läbi, siis mul on vaja, et see keha oleks no hästi ergas. Mind ei huvita nagu see vorm, aga just see tunne seal kehas ja nüüd ma seda poputangi ja kogu aeg vaikselt teen, et see on nii põnev nagu minemine, Mhm. et ma juba täna saan praktiliselt kõike teha, et käed jälle töötavad ja kõik kohad jälle töötavad, et saan nagu klientide juures hästi rahulikult aiatööd teha aga nagu väga kasulik on see kuidagi see putitamine olnud, et ma olen mitu aiatööd ära öelnud, mida mu keha on öelnud, et Kadi, ei ole vaja teha meestetöid, hekke üle pea pügada või midagi nagu väga õudset, sellist rasket, sest mulle raske töö tegelikult meeldib, see on nagu meditatsioon, istud seal põõsas või peenras või kuskil kaevad või viskad kildu. No nii nalja kui ka sõna otseses Jah, mõttes. just. et, et see on nagu noh, et mu keha oskab õudselt paljusid asju teha. Ma hästi tänulik, et mul on nagu kuidagi selle verega on nii palju ägedaid asju olnud, et mu vanaema on 101-aastane, eks ju. Oh, mu ema on 71, täiesti fantastiline. No ma ei tea, mul seda verega nagu õudselt head asja on kaasa nagu antud vereliini pidi. et
et siis ma proovin seda nagu hoida ja ma arvan, et see aiatöö ongi nagu üks minu füüsilise hea vormi hoidmise koht ja ka vaimse hea vormi hoidmise koht, sest ma olen õudselt tänulik oma kõikidele klientidele, kes maksavad selle eest, et ma tulen nende juurde ja ma muudkui mediteerin seal terve päeva. Et jõuan omal peas kõik asjad ära teha ja keha vormis hoida ja kuidagi nagu kõik asjad jooksevad kokku, et nagu et ma ei tea, ma pidin vastama, et kes ma olen ja mis ma teen või? Ma ei tea, kas ja mulle kõik sobib. Ma ausalt öeldes ahmin õhku, sest mulle nii meeldib, kuidas sa räägid enam-vähem sinna sarnaselt minule. Sa hakkad kuskilt hästi tagant pihta ja siis sa ütled, et vabandust, mis see küsimus oli? Seepärast, et nii palju on vaata seda asja ja enne kui sa veel nüüd vastad ja edasi lähed, siis ma tahan ütelda, et teate, miks see niimoodi on, miks Kati niimoodi vastab, et tema edukuse kood on 11575 ja nüüd võta lonks vett vahepeal, ma täidan augu, et see 7 seal, see on sinu elude number ja see viitabki sellele, et sa oled hästi meditatiivne, sa oled väga liikuv ja su keha vajabki kogu aeg liikumist ja samas see, nagu sa ütlesidki, kui sa käid teistel aedu korrastamas, samal ajal sa mediteerid, sest sa oled tegelikult väga vaimne ja hingeline inimene ja vaata, see keha andiski sulle märku arvatavasti, et ära torma, et keskendu iseendasse, kuula iseennast ja see, et kuidas sa räägid, nagu ma ütlesin, sarnaselt minule, aga ikkagi nagu oma kildudega, nii nagu sa ütlesidki, sest sinu 2 viit viitavad sellele, et sa tead väga palju ja selleks, et üldse tuumani jõuda, siis sa hakkadki tagant pihta ja sul on väga hea oskus rääkida keerulisi asju lihtsas keeles. Et selline nagu no sellepärast tekkis kohe nagu match meil sinuga omavahel, nii kui ma nägin sinu Facebooki mingit asja, mõtlen vau, 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 milline pruunisilmne tüdruk ja räägib nii lahedalt mingitest pungadest. mõtlesin, et no selgemini seda ei saa rääkida, lihtsalt otse ja omadega. ja Kati küsimus oli see, et kes sa oled, aga ma sain juba nii palju vastuseid peaaegu. Kommenteerige, kas teie ka saite vastuseid siia. Et eelkõige see, et sa oled naine. Sa ütlesid, et sa tahtsid poiss enne olla. Et aga ma saan aru, et see töö, mida sa teed, see ongi poiss-tüdruku töö, et sa saadki nagu kõike teha. tead, mul on hästi palju olnud seda tunnet, et minus ongi hästi vähemalt nagu 2 poolt, kui mitte rohkem, et mul on alati ma olen mul pea töötab nagu koorelahutaja. Hästi-hästi lihtne, numbrid on kogu aeg lihtne olnud, ma olin hästi pikalt pankur rahvusvaheliselt, hästi nagu huvitavaid erinevaid nagu analüüsimine ja kõik see oli hästi ja riskide hindamine, riskijuhina töötasin kunagi igasuguseid asju tehtud, et see mul töötab nagu mega hästi ja mul on samas tunne, et mul ka intuitsioon töötab nagu mega hästi, et hästi palju asju mina teen kõhutunde pealt. Eks, et ma võtan selle info ja ja siis ikka teen kõhutunde pealt hästi naiselik. et ja no ma ei tea, kas või mul päevik on selline, et üks pool on, saab 2 pidi kirjutada, üks on sihuke asised asjad ja teine pool on siis see hingeteema, eks ju, üks raamat koos ja mul ongi kogu aeg ma võin olla hästi mehelikus energias, teha ja kaevata ja mässata ja ma ei tea, juhtida mingeid projekte ja siis ma võin olla täiesti noh, ma ei tea, mis naiselik selline, no. ja riputada endale, ma ei tea, õe kingitud kõrvarõngad ja ema toodud käevõru ja ma ei tea, juua mingist kristallklaasikesest vett, eks ju, või midagi sellist, et ma kunagi õudselt häbenesin seda. Noh, et ei saa olla, et peaks ikkagi olema nagu ühesugune. Ma ei tea, kus seda sulle kehasse või sinna on pandud, et sa pead olema ühesugune ja nii on nagu korrektne, et mul oli hästi pikalt hea tüdruku sündroom. Kõik pidi nagu hästi täpselt olema ja õige, ma pidin kõigile meeldima, oi, see oli väga oluline. et ma pidin kõigile meeldima ja selle jaoks, noh, see oli ainult nagu mingi üks vorm, et kõik tuli hästi korralikult ära teha ja õigeaegselt ja täpselt ja värvida võis ainult ruudu sees ja noh, umbes niimoodi. ja siis, kui ma arvan, ma olin 33 kuskil seal peale lapse isast lahkuminekut, ma ütlesin endale esimest korda, et Kadi, sa oled okei. Ma nii täpselt mäletan seda hetke, ma ei öelnud, et ma olen äge, tore, lahe, ma lihtsalt ütlesin üks päev kodus üksinda. Ma olen okei. Ja sealt alates on nagu jube ägedaks elu läinud ja mida rohkem, mida varemaks ma saan. Ja mul on ju
ja mul on nagu ju mega palju aega veel ees, sest vanaema on 100 ja mul on millegipärast number 120 olnud aastaid, et ma elan nii vanaks. Ma ei tea seda, aga mul on tunne, onju, et ma ei kujuta ette, kui ägedaks veel läheb või kui hulluks ma lähen või mis kiiksud mul välja löövad, onju, et mul pole õrna aimu ka, kuhu ma nagu jõuan, et sellepärast ka iseendast defineerida on ju nagu väga raske, et siis paned nagu piirid peale, ütled mingi sõna. No, et naine ma võin täitsa öelda, et ma olen bioloogiliselt naine, eks ju, et hästi lihtne, aga mingid asjad, kes ma olen, ma kogu aeg ju muutun, kõik ju muutuvad, et ma absoluutselt ei ole see, kes ma olin siis, kui ma esimest korda elus ütlesin, et ma olen okei. Mm. Eks ju, või ma ei ole see, kellel, ma ei tea, nutsin pool aastat elust üldse ei mäleta peale lahkuminekut, eks ju, mäletan, et lasteaia väravas lihtsalt tegin uue meigi ja ma ei mäleta, kuidas ma autoga jõudsin kesklinnast Viimsisse näiteks, eks ju. üldse ei ole seal. noh, Mhm. et hästi raske, et kui keegi küsib, kes sa oled, siis ma ei tea. ma kogu aeg uurid, kogu aeg on nii põnev, nii palju huvitavaid asju on, eks ju. et Ja. mul alles keegi küsis, et kas see aednik ongi nüüd see, mida sa teed. No ma täna teen, aga ma ju ei tea. Et Mhm. ma olen nii palju, ma olen rätsepaks õppinud, näiteks rätsepstilist olen ka. et ma ei saa ju defineerida nagu, et ma olengi järgmised 50 aastat aednik. see oleks jube äge. tead, see, mis mul meeldib sinu juures, on kõige rohkem see, et esiteks sa räägid kätega. mul on see komme. teiseks on see, et sa ei vasta küsimustele, et kas jaa või ei, vaata. sul lihtsalt see, et ma kujutan ette, et nüüd järgmise, ma vaatan kella siit praegu, ma vaatan, et järgmise küsimusele ma arvan, et a la 15 minutit tuleb vastus. see on lihtsalt üks kõige paremaid podcast'i külalisi. Bueno, aitäh sulle, et sa oled just selline, nagu sa oled. võta lonks kohvi. ja, et no meeletu, meeletu ja see oli see asi, miks ma tõesti nägin sind seal või miks ma peatusin sinu postituse peal, sest see oli nii megalahe. tead, mis sa nüüd natukene võtsidki siit ja sealt oma eelmiste elude kogemusi, ütleme siis niimoodi, jah, no see oli. Mhm. aga nüüd sa oled aednik ja mulle väga meeldis see, mis sa ütlesid, et mina ka ei tea, mis edasi hakkab ootama ja ei peagi teadma, sellepärast et Mhm. ka sul on see intuitsioon ja kõhutunne väga tugev ja vahest ongi nii, et hommikul ärkad, sa oled hoopis teine inimene, sa tahad võib-olla Mhm. hoopis võtta midagi muud kätte ja teha seda asja ja see on täiesti okei. et nii nagu see, ma ikka viskan nalja, et see Nõukogude naine, vaata, et me olemegi kuidagi raamistikku pandud seal lapsepõlves, et seepärast ongi see, et kas ma olen nüüd mees või naine ja sinu puhul, Kadi, siis ka sulle lohutuseks, miks sul on selline tunne, siis sinu edukuse kood on väga maskuliinne. see on selline Mhm. 1-1-5-7-5, see on väga maskuliinne. Mhm. ja ma olen väga uhke su üle, et sa seal kõrvarõngastega ennast hellitad, mis on õe poolt tehtud ja ema käevõru, siis minul on ka niimoodi, et ma vahepeal meenutan, et ma olen naine, sest ma olen ka väga maskuliinsete numbritega. ka meeldib vahest sättida, panen kõrvarõngad, siis vaatan, issand, ma pole nii ammu neid pannud, et noh, täitsa okei, las ta olla, vaata või niimoodi selline. Lähme asja juurde. tegelikult me oleme kogu aeg asja juures et sa vihjasid sellele, et need lahkumineku periood ja siis see, mis mulle meeldis tegelikult, ma tahtsin selle asja juurde tulla, sa ütlesid, et sa oled rahanduses olnud enne Mhm. ja nüüd sa oled aednik. äkki sa räägiksid natukene sellest perioodist, miks sa nüüd oled aednik, kas sa enne ka aiandusest olid huvitatud või mis asi, saad aru, see point, mida ma olen nüüd sealt nagu otsimas, on see, et mis viis sind sinna, kus sa praegu oled. et tavaliselt see, et mu podcast'i külalised kuidagi ütlevad ka tihtipeale, et neil justkui käis mingisugune asi ära sees. noh, mingi kliks, kellel on mingi terviseprobleemid, kellelgi suhteprobleemid või lihtsalt tuli selline tunne, et vaata, et see, mida ma praegu teen, see enam ei saa enam niimoodi jätkuda. et saad aru, lihtsalt seesama, kui me läheneme justkui 45-le või kuskil seal 35, 45 hakkavad mingid asjad meie sees toimuma. numeroloogiliselt ka tõestatud. vot, nüüd tuli väga pikk küsimus, aga issand, ei tule eestikeelne sõna praegu meelde, et ma loodan, et sa said aru, mida ma nagu mõtlesin. Ma ei tea, no kas sa anna said minna. aru. ma ei tea, kas sa said aru, aga et põhimõtteliselt, et kuidas ma pangandusest jõudsin aedniku teemani, jah? jah, just.
ma ei tea, üks kasvamise teema ikka, kes kasvatab raha, kes kasvatab taimi. aga ma pangas olin 13+ aastat, 14, eks ju, päris pikk tellerina alustasin ja kogu aeg pakuti hästi lahedaid uusi nagu võimalusi midagi muud teha, et see oli nagu mega huvitav sõit. Mm. tõeliselt äge ehitada panka üles nagu koos teistega Eestis ja rahvusvaheliselt ja, aga mingi hetk hakkas pangandus minema õudselt mm, no nii raamidesse, seal tulid kõik need rahapesu tõkestamine ja andmekaitse, kõik sellised asjad ja mina olin see, kes pidi siis pangas aitama neid asju juurutada. No sattus niimoodi, eks ju. Ja järjest vähem hakkas silm särama, et mul oli meeskond Balti riikides ja Poolas ja Venemaal nagu mega ägedad inimesed, et ma olin pangas kauem, kui ma tegelikult oleks tahtnud ise olla. Mhm. Lihtsalt sellepärast, et nii ägedad inimesed olid ja no ega olgem ausad, raha meeldis ka. No nii, no ikka. võib-olla sellepärast ma saangi täna nagu nii hästi-hästi elada, et see baas on nagu olemas, eks ju, et ma ei pea väga nagu muretsema, et kas ma süüa saan, Mm. mis on naisena nagu hästi oluline, et sul on turvatunne, et ma saan hakkama, et ma ei pea mõtlema, kas ma pean valima jalanõud või toidu, eks ju, et kuidagi see seljatagune on piisavalt turvaline. Ja, aga siis Nordea Pank oli see pank ja see pank hakkas Eestis otsa saama ja enne juba, kui see tuli, meid nii-öelda nagu müüdi ära, siis ma juba sain aru, et ma ei saa enam kaua olla ja ootasin seda hetke, et millal välja astuda. Ja siis, kuna mu juht palus, et Kadi, ole hea, ole lõpuni, et aita nagu kokku pakkida, sest sina tead Baltikumi juhi tasemel, et sa tead, kuidas need asjad käivad, siis mõtlesin, hea küll, ma olen. Ja no see lõpp ei tulnud üldse kiiresti, see muudkui venis ja venis ja venis ja venis. Nii et ma olin jõudnud ennast juba panna kirja 2 kutsekasse, sest ma teen kõiki alati teistpidi, enne lapse, siis abielu ja enne ülikool ja siis kutsekasse. et läksin Räpinasse õppima aednikuks sellepärast, et mulle lihtsalt aiandus on kogu aeg meeldinud ja mingi lapsest peale nagu ma olen Tallinna tüdruk, kes on kõik suved maal taludes veetnud. No jälle 2 asja, eks ju. Tallinnas, Lasnamäel näiteks hästi pikalt elanud ja kõik suved sünnist saati olnud 2 vanema vanaisa juures, kes elasid Võrumaal 9-kilomeetriste vahedega, hästi nagu täiesti imeline lapsepõlv ja kõik nagu lehma lüpsmine ja ma ei tea, lammaste pügamine ja kõik talutööd olen nagu ära teinud, eks ju, sünnist saati, et see on mulle hästi omane. Noh, kõiki nagu ravimtaimed vanaemaga korjanud ja lemmikraamat oli aastaid Tervis Jumala apteegist. Pubekale nagu väga ebanormaalne raamat. ja siis abikaasal on hästi palju astelpajusid, kuskil 1000 tükki, 2 istandikku. Ja ma sain aru, et mul nagu jõud ja mõistus enam ei käi üle, et need on juba nii vanad, et seal tuleb hakata midagi nagu targemalt tegema. Siis mõtlesin, et heakene küll, et kuna mul töö saab kohe otsa, ma lähen kooli, ma õpin natukene. Siis ma tükk aega mõtlesin, huvitav, kas mul lubatakse 2 kutsekas korraga käia, et kes see mulle nüüd ütleb, et ei tohi. Yeah. noh, ma ju ei tea reegleid, eks ju, et kuidas riik maksab. No maksis. Käisin 2 koolis korraga samal ajal ja ma ei plaaninud üldse aednikuks hakata. Absoluutselt mitte, aga kuidagi lõpetasin Räpina ära, ei läinud aednikuna tööle. Lihtsalt elasin. ja siis mingi hetk Räpina kursakaaslane ütleb, et kuule, tema on Hiiumaa ametikoolis käinud, et seal on hästi põnev eriala linnaaednik, et tule lähme. Ja läksin ja seal kuidagi tuli mulle see hing sisse, tõesti see, et ma nagu ei teadnud, kuidas aiandus käib, vaid ma olingi aednik. See on nagu hästi erinev, kvalitatiivne nagu sisemine tunne, et mul taimed hakkasid minuga rääkima ja loodus ja mulle jõudis nagu kohale, kuidas see kõik käib. Või noh, see on nagu hästi eluline, et hästi hea on võtta loodusest kõike seda, et kuidas sügis ja kevad ja mingid asjad saavad otsa selle jaoks, et uuesti tulla. Ja noh, mul nagu see õudselt aitab, et kui mul on raske hetk, siis ma mõtlen, et näed, nagu loodus käib ka niimoodi, et
üles-alla. et mehed peavadki alla tulema, sellepärast et kuidas nad muidu kevadel uuesti saaksid tulla, onju, et kõik siuksed asjad. ja kuidagi Hiiumaa on õudselt tänulik meil see Liilian õpetaja kuidagi oskas sellega, kes ta on, kui noh, nagu kunstnik ja selline ja ka aednik või maastiku ehitaja, ma täpselt ei tea, mis paberid tal kõik on, onju, aga lihtsalt see, kuidas ta meile edasi andis ja see Suuremõisa loss ise, kui sa oled seal nagu vanas kohas, kus on nagu, see lihtsalt nagu tuli minu sisse, ma ei tea, kuidagi ja hakkasid inimesed järjest küsima, Kadi, kuule, ma kuulsin, näiteks vanad pangakolleegid et Kadi, kuule, et ma kuulsin, sa teed seda, tule tee mulle. okei, ma võin ju teha, et mul ei olnud mingit nagu, ma ei tea, äriplaani, Mhm. mida pangainimesena võiks ju teha, eks lihtsalt see tuli ja ma ei tea, ja siis mingi sõbrannadega koos istudes tuli aednik aitab. ma ei tea, mul käib, et kui tuleb nagu mingi energia taha, oo, nii äge nimi, teen Facebooki lehe. õrna aimugi, mis sealt saada, nagu, mis sealt tuleb, onju. või selle aasta alguses või see oli eelmise aasta lõpp, tuli mõte, et ma teen Instagrami, ma ei oska seda üldse kasutada. aga nii põnev tundus, et okei, katsetan, teen neid, seal tuleb ainult lühikesi videosid teha. okei, ma proovin siis oma nagu väga pika jutuvada kokku pista sellesse lühikesse sellesse, onju. et ma ei tea, ma arvan, et keegi õudselt hoiab mind ja Mhm. suunab ja lihtsalt tuleb mingisugune mõttevälgatus ja selle energia pealt on nii hea teha. Mhm. aga samas mul on teine pool ka olemas, ma ikkagi paljusid asju teen hästi väikeste sammudega, noh, nagu hästi järjepidevalt, eks ju, et mul on nagu mõlemad pooled. et ma ei oota ainult seda energiapuhangut, et sellest siis midagi nagu ära teha. et ma paralleelselt teen rahulikult neid väikseid asju ka, eks ju, et ei ole nii, et ma ootan, et mul tuleks korra 10 aasta jooksul see energiapuhang või aasta või noh, ma ei tea, kui tihti need käivad, kindlasti tihemini. et mul on noh, nagu on kogu aeg kaks poolt ja ma ei ole kaksik ma olen skorpion, onju et ma, et ma ei tea, kuidas see käib, aga ma olen õudselt tänulik, et mul tänaseks, et mul on need kaks poolt. et ma olen need nagu omaks võtnud ja ma ütlengi, et ma kunagi ei tea, mis hommik on, et kas ma olen selles energias või teises energias või eile mulle meeldis see, aga täna naisena ma olen nüüd ümber mõelnud, täna ma tunnen, et on nii. onju, et täna ma lähen mingit tunkedega aeda kaevama ja täna ma lähen heljun oma mingi kleidikesega kuskil kodus ja nuusutan lilli, onju, ja see olen kõik mina. tead, mis, Kadi, sa praegu väga-väga hästi iseloomustasid ühte numbrite kombinatsiooni. ja ma küll ütlesin, et ma ei räägi avalikult täielikult sinu seda sünnipäevakuud ja aastat, aga nüüd ilma luba küsimata ma tahan lihtsalt rääkida lahti tänu sinu näidetele, kuidas töötabki inimese sees 28. ahah. vaata, sa oled 28. päeval sündinud. ma enne meie salvestust ütlesin sulle paar olulist lauset veel enne seda. aga vot siin ongi see lugu, sina ka nüüd, kes sa kuulad ja sul on 28 päev, see sünnipäev. siin ongi seesama, see naiselik pool tuleb sellest number 2-st, see tundlikkus, see intuitsioon ja siis see, et sa tahad lihtsalt olla, sa kuuladki seda intuitsioonipuhangut ja siin tuleb vahele see maskuliinne 8, mis taob täiega sulle sisse. ei, kuidas sa niimoodi saad kogu aeg tunde pealt vibreerida, siin on vaja süsteem, siin on vaja struktuur, paneme kirja ja see sinu raamat või see märkmik täielikult praegu demonstreeris sinu seda naiselikku ja mehelikku poolt. saad aru, kui huvitav, sa isegi ei teadnud, et ma hakkan praegu seda ju rääkima, sest ma ka ei teadnud, et ma hakkan seda rääkima. ma lihtsalt kuulan praegu kogu aeg, kõrv kikkis, mõtlen appi, kui hästi sa kirjeldasid seda 28. päeva. ja näiteks ma tean, et ju ka siin jälgib minu kanalit mehed, kellel on 28 sünnipäev. Ka teie saate nüüd, mehed, endast paremini aru, miks teie sees on seda naiselikku poolt ja te ei saa aru, miks see niimoodi on. aga see ongi see teie 28. päev, mis teid niimoodi trigerdab. ja aeg-ajalt näiteks ka mehed tunduvad naistele, kellel on 28 sünnipäev, selline liiga naiselik, liiga tundlik.
aga samas see on okei, aga mees ei saa ju endale lubada, vaata, kuidas ma olen selline, miks ma niimoodi näen, miks ma näen seda, et seda asja saab niimoodi ja naamoodi teha, miks ma tahan olla pehmem ja mingi hetk sõidab talle täiega sisse see number 8, mis on maskuliinne, 8 kusjuures ongi väga rahanumber. ehk siis sul on ka intuitsioon väga hea selles suhtes, et isegi ilma, et sa endale teadvustad seda, aga sind justkui kisub kuhugi tegema mingeid asju, millest sa saadki teha endale teenuse ja sa teed seda justkui nagu kõhutunde pealt, neid postitusi ja nende postituse kaudu tulevadki sulle õiged inimesed, kellega sa saad jälle koostööd ju teha, on ju. ja vaata, kui põnev, sa oled lõpuks leppinud nüüd, mis sa ütlesid, kuldsed 50-ndad või mis sa seal ütlesid? ja võrratu 50 ja. võrratu 50, issand, ma lähenen sinna ja ma olen ka nii õnnelik, et saad aru, ma ei teadnud, et elu 40 pluss muutub nii põnevaks. nii põnevaks, et kunagi, kui ma olin seal teismeline 18 ja kuskil sinnakanti, ma mõtlesin 40-seks, no see on juba selline mullalõhnaga inimene. aga saad aru, et siit hakkabki elu tegelikult 40 ja pluss. Sorry, et aga ma olen seda enne ka oma videotes öelnud, Mm. et aga sellised me oleme, need teismelised. ninad püsti ja kogu maailm on nagu umbes minu, eks ju. Et aitäh, Kadi, et sa nii võrratult hästi iseloomustasid just seda sinu sünnipäeva energiat, mis sinu sees ongi ja see ongi okei. sina saadki Mhm. okeilt olla välile kõrvarõngastega, välidel vahepeal siis labidas kaenlas ja kummikud jalas ja sa tunned nii ka ennast okeilt. ja mis sest, et kõrvarõngad veel hõljuvad sul seal, seepärast et labidas on mullane ja põlved on mustad, et see ongi sinu jaoks okei. et siit tuligi nii palju põnevust välja, see, mida sa kõike rääkisid, just seesama, et pangandus, siis need, et sa teed mingisugused asjad juba ette, et enne tuli laps, siis tuli abielu. sinu puhul ongi see nagu huvitav, sellepärast et see elude number 7 juba kogu aeg lükkab sind kogu aeg uutesse seiklustesse. sa ei tea, Mhm. mis ees ootab, aga vaata 7, kellel on elude number või siis sa oled 7. päeval sündinud või kellel edukuse koodis on palju seitsmeid. vot kuulake, kuidas Kadi lihtsalt hüppab tundmatusse, ta ei tea, mis seal on, aga tulbib välja. väga paljud, kellel on 7 edukuse koodis, kardavad teha seda sammu, kardavad minna edasi ja see on see, mis mina ütlen numeroloogina, üks kõige suuremaid nagu apsakaid, mida te teete iseendale, see karuteene. sest teil peabki olema nagu selline kõditav hirm sees, et ai, ei tea, mis seal on, vahet pole, mis seal on, hüppa tulle. küll sa välja hulbid sealt, seepärast et kogu aeg hoitakse see number 7 ka, no sinu selles elude numbrina, siis see viitab sellele, et sul on kogu aeg inglikaitse peal. et sa oled kindlasti tajunud seda ka, et vaevalt, et sul see elu nii lilleline on olnud, sa küll mainisidki, et on olnud neid nutmisperioode ka, nii nagu meil kõigil, siis Mhm. ikkagi sa kuidagi hiljem oled ju aru saanud, et täitsa pekkis, et nii libedalt nagu tulingi sealt välja. siis tekib tunne ju vaata, et keegi ikkagi on seal üleval ja hoiab mind. on sul, Kati, olnud selliseid tundeid, sest see 7 Kogu viitab aeg. sellele? Ja täiesti, mul on kogu aeg tunne, et mind on terve elu megalt hoitud. See ei tähenda, et kogu aeg on kerge ja lõbus olnud, on olnud hästi keerulisi perioode. Ja no on autoõnnetus selline olnud, et mõtlen, et nüüd on laupkokkupõrge talvel roolis mitu aastakümmet tagasi ja lõpeb see niimoodi, et istud klaaskuuli sees, auto teeb siukseid tiire, eks ju. Mm. lihtsalt mina reageerisin liiga järsult. Sajaga sõidad, auto teeb selliseid tiire ja siis see auto lihtsalt tagurpidi sõidab teelt välja puhtalt meeter peale truupi, oleks me meeter varem läinud teelt välja, siis meist ei oleks midagi alles olnud. täiesti lumisesse väljale, lumi kukub alla ja siis ma ütlen oma lapse isale, mina enam ei sõida. see oli see aeg, kus me käisime, tal olid juhiload varastati ära, siis me pidime minema Võrru neid uuendama. tänapäeval enam nii ei ole, aga mina olin siis autojuht, tema sõitis välja, auto kõik korras, kõik korras. aga see oleks olnud nagu võinud olla täiesti hullumeelne laks, noh, täitsa nagu niimoodi. mul on neid nii palju olnud, et mul on kogu aeg tunne, et mind hoitakse. et no täna on mul üks vanaema on seal üleval, tema kogu aeg saadab mulle sõnumeid, ükskõik, kas see on lillede kaudu või pilvede kaudu või kogu aeg, et kui mul on raske hetk, siis jälle vanaema tuleb.
Mhm. mingi sõnumiga nagu kohale. täna ta istub mul näiteks siin taga on purk, mis on teeseen, mis on meie peres olnud 70 aastat lapsepõlves kogu aeg. vanaemal oli see, noh, see oli minu lapsepõlve limonaad, onju. vanaema enam ei olnud, isa hoidis seda, nüüd on pojakene minu juures siin. et no kõik need asjad hoiavad kuidagi mind, mul olid kunagi hästi suured migreenihood ja arstid ütlesid, et nemad ei tea, mida enam teha ja siis ma lihtsalt hakkasin ise jupikaupa tegema mingeid asju, erinevaid asju 1,5 aastat hästi süsteemselt. mul ei ole 17 aastat isegi peavalu olnud, ma ka tunnen, et keegi nagu hoiab. Mhm. et kui arstid ütlevad, et nad ei tea, kuidas aidata, siis küll tuleb lahendus, et ma pean lihtsalt ise midagi tegema kõhutunde järgi, ja neid asju on nagu nii palju olnud ja jah, mind hoitakse megalt. täiesti uskumatu, see on nagu nii äge, et isegi kui ma ei tea, mida teha või kuidas teha, siis ma istun, ma ise ütlen endale nagu niimoodi, et mul on selline tunne, et kui Elumere lained nagu megalt see ookean sealt üleval mühiseb, siis mina istun rahulikult ookeani põhjas seal, see hingekene või kes iganes see, mis osa see on, ja vaatan seda möllu ja mõtlen kui põnev, huvitav, mis sellest nüüd saama hakkab. et iga käkk või iga jama, mingi hetk ma saan aru, mille jaoks seda vaja on, et istun seal ookeani põhjas ja mõtlen, huvitav, mille jaoks seda vaja on, küll ma saan teada. Mhm. et, et see on ka see nagu noh, et kui kunagi hästi noorena oli ju täiesti, nüüd on kõik läbi ja ma ei tea, mis need, kuidas siis nagu noorena mõtled, siis viimased, ma arvan, 15 aastat on väga põnev, Mhm. et kõik keerulised asjad mõtled ise, et issand, et ühest küljest nagu nii nõme, miks ma ikka veel siplen mingite teemadega, et võiks olla juba ära õppinud, Mhm. aga et nii äge, et ma tunnen, ükskõik, kas ma nutan, sest ma nutan jube palju, ma nutan hästi nagu rõõmust kogu aeg ja kunagi see oli mulle nii piinlik Mhm. et teised näevad, kuidas ma nutan, ma ei tea, mingist heldimusest või no nagu ikka emad on ju, vaatad laps esimest aastat õpib viiulit ja kääksutab ja mina lahinal nutan, aga mul tütar ütleb, et tema on terve elu sellist emmet näinud, see on jumala okei. täna ma nutan täiesti avalikult, ükskõik mis pidi rõõmust või kurbusest, et kuidagi see pisarate tulemine on nagu hästi ja mul tulevad pisaraid ka näiteks üldse niisama nagu veevool on hästi-hästi lahti et ma olen sõitnud rattaga, sõidad mägedes kuskil ja terve päeva lihtsalt seal nagu voolab vesi kogu aeg silmadest, natukene häirib ja ma mäletan Norras kuskil me saime mingi väga ägeda mehega kokku matkal, kes ütles, et issand, et sa oled oma tunnetega nii sünkroonis, et sul nagu lihtsalt voolabki sinust seda välja. siis Mhm. ma, siis ma sain aru, et kõik on hästi. Mhm. nutan, kelle asi see on tead, see on nii naljakas, Kodi. Vaata, noh, naljakas jah, see on see, et ma olen alati tajunud, et need minu podcast'i külalised, kas siis mina ise olen kutsunud külla või keegi on mulle soovitanud, tulevad alati mingi põhjusega ja peegeldavad mulle midagi. mina olen ka väga tundlik, ma olen väga tundlik, siis ma olen siin vahest ikka visanud nalja ka oma videotes siis sellist, et tead, kui ma pole ammu lapsi näinud või näiteks mul laps kolis välja, on ju, iseseisvasse ellu siin juba aasta tagasi ja kui ta tuli mulle külla või helistas, ma juba nutsin. no lihtsalt see on siis nagu rõõmupisar, vaata, nüüd hakkab ka ja väike jama tulema silmaauku. ja ma olen sellega nüüd nii ära harjunud ja mu lapsed ütlesid ka, nad teavad seda, et me käisime kuskil delfiini show'd vaatamas. Ma ei suutnud vaadata, nii kui me sinna läksime, ma nutsin kogu selle aja, mis seal oli. ja ma olin ainuke, kes ulgus nutta ja saad aru, lapsed olid paanikas, emme, mis viga on, ma ütlesin, et see oli nii ilus. see oli nii ilus lihtsalt. ja, aga aitäh, et sa ka seda jällegi jagasid, et ka kommenteerige teie, kes te vaatate. et kas te lasete endal olla tundlik, et see on lihtsalt nii võrratu. ma isegi tüi paljas sellest, et kui me käisime siin uude kohta, kuhu ma kolisin, siin on vana maakoht ja läksime IKEA-sse kappi ostma ja ma olin nii õnnelik sellepärast, et see kapp sobis siia, ma lihtsalt ulgusin nutta. ja siis mu mees ütles, et kas on kõik hästi, ma ütlesin, kõik on nii mega hästi, lihtsalt ma lihtsalt lasin tulla. ja nüüd ma vaatan seda kappi ja ma mõtlen, et isegi, saad aru, isegi selline asi arvatavasti, mis tekitab tundeid, on see, et kui me olime vaata
sina samamoodi nooremad, ma ei tea, kas sina mäletad seda talongi aega või sellist asja, kui Mhm. süüa ei olnud ja selline, et sa said süüa just nii, nagu ära jagati kodus ja vahepeal see, et tõid teed lihtsalt sellepärast, et nälga petta ja kõik asjad. ja siis, kui sa nagu täiskasvanuna saad lubada endale sellist asja, et lihtsalt tühipaljas kapp, mis maksab võib-olla 200 eurot. no sa oled lihtsalt õnnelik sellepärast, et ta sobib nii hästi siia. et no saad aru, sellised tühipaljad asjad, et kommenteerige ka teie siia neid oma tundeid ja kui tundlik sina Mhm. oled. et aitäh, Mhm. Kadi, et sa just räägidki seda asja nii, nagu see on. ja seesama liigne müra, mida nüüd ka podcast'i külalised väga palju mainivadki, see, et vaata, kuidas sa mainisidki, et kui sa olid noorem, et siis sa, mis asja, minuga niimoodi need asjad ja miks ma ta. siis kui noorem oled, siis sa oled siin emotsionaalsem, aga nüüd sa lihtsalt jälgid seda müra ja see, kuidas sa demonstreerisidki seda, et see on nagu mingisugune, mis on meri, midagi mühiseb ja sina lihtsalt seal kükitad vaikselt ja lihtsalt oled ja, ja mulle väga meeldis see, mis sa ütled ka, et aeg-ajalt, kui tulevadki, vaata nüüd keegi helistab või keegi räägib mingit asja või kuskil keegi rääkis kellegist taga või see on see asi, mis nagu minu energiamaailma enam nagu ei sobi, aga kuskil ikka midagi räägitakse, siis ma mõtlen, et aga mille jaoks see info mulle praegu vajalik oli, siis ma mõtlen, aga las ta olla, küll ta nagu välja muhiseb, et küll sealt kunagi saab teada, et mille jaoks see vajalik Mhm. on. Mhm. ja siis nagu mõtled, et appi, kui ma olin mingi 15 aastat tagasi kasvõi, siis ma oleks kohe reageerinud. aga nüüd ma nagu, mul on täitsa niimoodi, las ta olla. et Mhm. sinus on ka seda, sinus on tohutult palju seda rahu, seda Mhm. mõnusat flirti, mida sa kasutad seal taimedega rääkides. et kaamera ühes käes, väga palju jällegi sarnast minule, et ühes koos kaamera, teises koos mingisugused oblikad, mingi loodus, kuskil siin sumiseb midagi, siin on mingid kivid, et libiseks vaikselt sinna jututeemaga, et millal siis sinust saigi see päris aednik peale seda, kas peale seda Hiiumaa, seda, mis oli see koolitus, on ju, kus sa ütlesid, et see oli see linnaaednik äkki või see kursus? Mhm. kaks mäletad, et aastat, jah. jah, sa mainisid kuidagi ka, et siis seal olidki need sinu panga kolleegid, kes kutsusid sind siia-sinna. aga mis sealt nüüd edasi sai, millal see kõik juhtus? kas see juhtus 5 aastat tagasi, 2 aastat tagasi, 3 kuud tagasi? et ja see ikkagi oli mitu aastat tagasi, aga ma ei mäleta enam, millal täpselt, et mul nende aegadega on, ma tean väga täpselt aega, kui ma sain 25 aastal 2001 ja mul käib nagu hästi lapse sünni järgi nagu kõikidel emadel on ju, või selle järgi, et kuidas ta abiellus ja ära kolis või noh, mingid või abiellumise kuupäev, aga ülejäänud on nagu väga niimoodi hõljudas ja hõljudes, et ma arvan, et 5 aastat äkki on, äkki ei ole. no umbes täpselt, ega see oluline nüüd ei ole, aga ja, see protsess nagu, ja, kuidas see käima hakkas. ja, et ma ei tea, mingi hetk tuli tunne, et nii, nüüd mul on vaja oma ettevõte ära teha, sellepärast et oleks viisakas, eks ju. Mm. mingi talv, kui oli jälle rahulik, siis teed ettevõtte ära ja okei, siis ma võin arveid hakata tegema ja kuna ma juhatan Kadrioru kogukonna aeda aastaid, siis kunagi me olime teiste kogukonnaaia juhtidega mingil tiirul Oslos ja seal tuli välja, et üllatus-üllatus, ma tunnen taimi palju. ja siis nad hakkasid mind töötubadele kutsuma, et kuule, tule aita, et meil aias Tallinnas ei ole kellelgi teadmisi, et see kõik on kuidagi, ma ei ole midagi ette planeerinud. Mm. et kõik on kuidagi niimoodi tulnud, et midagi nagu räägid ja jagad üldse mitte eesmärgiga, et mind kutsutaks tööle, vaid lihtsalt sellepärast, et see on tore. Mhm. et jah, hästi raske on defineerida, no mingid kindlad kuupäevad ma võib-olla tean, et ma kindlasti saan välja otsida, millal ma juriidiliselt oma ettevõtte alustasin, onju. ei ole oluline, ei ole ja, aga oluline. ma just mõtlengi, et ega see ei ole ju tähtis üldse, eks ju, ma tean, et see on mul isa sünnipäev, sellepärast kuupäev on mul hästi lihtne. aga et ma arvan, et 5 aastat nagu või kuskil sealkandis nagu ametlikult seda tehtud, aga ma olen aedades toimetanud ja oma aias ja igal pool toimetanud, ma arvan, lapsest saati, sünnist saati. mu esimene töö oli peale teist klassi kõplavagude või vagude kõplamine, eks, ja esimene raha, mis oli nii suur, ma sain siis ja siis ma käisin aastaid kõplamas, aga maal olid kogu aeg harjunud Mm. tööd tegema.
mm. et see ei olnud midagi sellist erilist. Ma olen lihtsalt sellega üles kasvanud, et ma tean, kuidas, ma ei tea, taimed kasvavad ja et midagi tuleb teha ja, või seda, et kui ma panen tomatiseemne, siis sellest tuleb tomat, eks ju, ei tule mingisugune kuusk. Ja see on ka nagu energeetiliselt hästi lihtne, et kui ma sinna panen seda energiat, siis ma saan seda asja ka. Et kui ma panen sinna mingi käki energia, no ma ei saa sealt head asja, et noh, selles mõttes on ka loodus hästi aus. Ma panen selle seemne mulda, tuleb see taim. No mõnikord tuleb mõni umbrohi ka lisaks, eks ju, mõni boonus. Aga elus on alati niimoodi, selle energiaga lähed ja mingi väike viperus ikka tuleb ja siis korrigeerid vaikselt, onju, et aga ma ei tea, mis see küsimus oli, mul tuli jälle. ei, küsimus oligi see, et millal sa alustasid ja tegelikult samas on nii kihvt, sa ütlesid, et sa saad sellel aastal 50, eks ju. ja Mhm. nüüd, kui ma vaatan, jällegi kuulan numeroloogi kõrvaga seda lugu, et sa ütlesid umbes 5 aastat tagasi, siis tead, kui huvitav. sa oled järjekordne kinnitaja sellele, et numeroloogiliselt on 3 sellist olulist aastat meie jaoks siis 25, 35, 45, kui toimuvad mingisugused väga olulised pöörded meie Mhm. elus 2-3 Mhm. aastat pluss-miinus ja näed siis, kui sa ütled umbes täpselt 5 aastat tagasi, siis sa olidki 45. see on see, et kus hakkab see elude number ja hingemissioon väga aktiivselt sinuga tööd tegema. aga see oli väike selline väike vaherepliik siis numeroloogiline. mulle nii meeldis see üks sinu video. ma arvan, et see olid ikka sina. nüüd hakkas Facebook mulle veel ühte aednikku pakkuma, seepärast ma nüüd natukene mõtlen vaata, Facebook on ju ka ju väga kaval koht. kui sa hakkad ühte asja jälgima, siis ta hakkab sulle kohe peale nagu Ja, pakkuma veel ja, inimesi. sest ma olen väga väike scrollija, mul on hästi valitud ja mulle meeldib väga see sinu värk. see oli see, et kuidas sa tegid minu meelest video sellest, et no nii, nüüd panid sinna seemneid, kurgid, taimed, õigemini seemneid panid mulda igale poole. ja siis tegid järgmise sellise, et kus kohas siis, et no nii, vaatame, mis siit välja tuli. ja siis sa vist ütlesidki, et ega siis mina ka alati ei õnnestu. et ma ei mäleta, kas ja. ja siis tuligi niimoodi, et tutkid tuleva asja, sealt oligi vist äkki üks tomatitaim tuli ja ma ei mäleta, mis seal veel tuli. ja siis ma kõkutasin naerda selle peale, ma mõtlesin, et ma mäletan ka oma aega, mulle meeldib ka väga istutada, noh, seemneid panna ja siis pikeerida ja kõik, mis seda teha. Ja, ja. ja siis mõtlesin, jess, tal ka ei õnnestu, muidu tundub kõik nii täiuslik, vaata. Ei, selle, ja mul oli üks, see nii selles mõttes, no ma võin ausalt ära rääkida, et tegelikult suure tõenäosusega need ei pidanudki õnnestuma, sest need olid kõik väga vanad seemned, aga ma ei pea ju seda ütlema, onju. ei, 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 ma ei. ei pea ütlema, et need herned mulle isa andis 100 aastat tagasi ja need mul on kapis 5 aastat seisnud ja suure tõenäosusega need ei idane. absoluutselt pole oluline, aga tegelikult on minul on ikkagi see, et vigadest ma õpin palju rohkem, et see, kui kogu aeg läheb ainult hästi, ma võib-olla ei teagi, miks mul hästi läheb ja ma ei oskagi kellelegi teisele nagu edasi anda, et jah, ütleme kasvõi professionaalse aednikuna, et mis neil, kui ma oma kursuseid ja koolitusi teen, et mis seal võib juhtuda, kui ma olen ikkagi ise lapsega kunagi 20 aastat tagasi külvasime esimesed asjad, kõik surid ära. ahah, Ja täna ma tean väga täpselt, miks nad ära surid, siis ma ei saanud essugi aru, miks nad ära surid. kõik tärkasid nii ilusasti ja siis nad surid ära, onju. muidugi nad surid ära, kui ma neid kiled pealt ära ei võtnud, vaesekesed seal niiskuse käes hapnikku lämbusid ja tahtsid. helisesid. aga siis ma ei tulnud selle peale, et ikkagi, kui mingi jama on ja mingi ebaõnnestumine on ükskõik mis valdkonnas, mina õpin sellest, mina nagu, ma olen aru saanud, et mina ei õpi teiste vigadest, ma pean ikka ise kõik ämbrid läbi kolistama, eks ju, sellepärast et ma arvan, et ma olen nii eriline, et teiste ämbrid ei ole nii erilised. oo, vau, väga hästi öeldud. kuule, Kadi, sa praegu mainisid ära sellist asja, et sul on ka mingid omad kursused, koolid, koolitused. selle kohta mul info puudub, mina ei ole mitte ühelegi infole peale selles suhtes passinud, sa ainult kõkutad seal oma oblikatega ja taimedega juttu vestelda, et mida sa siis teed, et millist nõu sa annad ja kuidas sinuga kontakti saab võtta, et kui keegi nüüd ka soovib midagi ja selles koolitada mõttes, et kui ma räägin nagu veebikursustest, siis mul on olemas 2 veebikursust, üks on siis ilus söödav aed mm.? ja teine on 3 saaki ühelt peenralt. Mm. Sest mulle meeldivad söödavad asjad, mulle õudselt meeldib süüa, see minu arvates on minu peamine hobi ja tegevus.
ma loodan, et ma ükskord teen seda ka professionaalselt, on ju, et mulle hakatakse söömise eest maksma. Täna see nii ei ole. Ja sellepärast mulle meeldib kasvatada kõiki söödavaid asju ja ka selliseid, mis traditsiooniliselt ei ole mõeldud söödavaks või noh, mida me ei käsitle, näiteks nagu, ma ei tea, hosta või päevaliili ja õied või noh, kõik siuksed asjad, mis mul kodus on olemas või puudpõõsad, et mida nende juures annab süüa. Et siis ma seda õpetan. Ja ka kuna ma hästi palju olen tegelenud kogukonnaaedadega, kes kasvatavad asju nagu peenrakastides, mitte lihtsalt maapinna peal, eks ju, sest väga paljudes kohtades Tallinnas ei anna maapinna peal kasvatada. Et siis ma õpetan seda, see 3 saaki ühelt peenralt ongi nagu peenrakastides, kuidas tõesti saab 3 saaki, sest tavaliselt inimesed saavad 1, heal juhul 2 ühelt samalt alalt. Mina õpetan, kuidas saada 3. Et siis sellised veebikursused on olemas, saab kodus õppida, aasta otsa on ligipääs, videod on olemas, materjalid saad alla laadida. Ja tegelikult homme õhtul, ma ei tea, millal su video üles läheb, kindlasti hiljem, aga... Ei, täna kohe panen üles. Ei, ma ei hoia kinni seda. Aga ma ka sellel aastal viin läbi, Tallinna linn toetab, mina viin läbi sellesama kursuse 3 saaki ühelt peenralt, mis toimub Tallinnas 8 korda, 2 on ära olnud, 3. nüüd tuleb homme õhtul Tallinna vanalinnas, avalinnas. Selline ruum on nagu avalinn. Raekoja, ei, Vabaduse väljakul, jah, Vabaduse väljakul ja nüüd ja homme ma räägin siis sellest, et kuidas mulda poputada ja kuidas väetada. No, nagu hästi baasteadmised, hästi oluline alus. Sellepärast, et mina ei kasvata taimi, mina kõige rohkem poputan mulda ja siis need taimed tahavad seal kasvada, eks ju. Hästi selline nagu alus, et kui muld on korras, siis tulevad taimed ka. No ma kasvatan taimi ka, olgem ausad, aga mul on ikkagi suur armastus on mulla vastu. Vaata, kui huvitav. Nüüd on küll väga kahju, et ma sinna ei jõua. Kas selliseid teadmisi sa jagad ka oma Facebooki lehel? Jupi kaupa. Ja aednik aitab lehel jupi kaupa jagan, aga aednik aitab nagu lehel, ma jagan niimoodi, mis tunne mul tuleb, eks ju, et ma ei jaga seal nagu süsteemselt. Aga kursused ja koolitused on hästi süsteemsed, sest ma tegelikult olen suhteliselt süsteemne inimene. Sellepärast mulle ka koolides hästi meeldis, et muidu mul oli enne teadmised nagu igalt poolt jupid, eks ju, ja need heljusid seal niimoodi. Ja siis koolid andsid mulle selle selgroo ja kõik selle luustiku, kuhu siis kõik need jupikesed hakkasid kinnituma, et kui ma aeda lähen, siis mul on hästi lihtne aeda vaadata, et mul lihtsalt mingi pakett tuleb peale, ma näen, mis seal aias toimub, eks ju, või noh, enam-vähem näen, olgem ausad, saaks palju rohkem ka näha, aga ma enam-vähem näen, mis seal aias on. Et mis seal on hästi ja mis seal on halvasti. Mõlemad pooled on aias alati hästi näha ja seda ei saa tulla ilma selle, et ma teaks, kuidas muld töötab, eks ju näiteks, või mis muld seal on või ma ei tea, mis tuuled seal on või mis valgus on või mis veerežiim on. Sellised nagu hästi alustalad, ilma milleta ei saa. Et kui keegi minu käest nõu ka küsib, ütle, mis ma peaksin selle asjaga tegema, ma hakkan nii kaugelt küsima neid küsimusi, et mõnikord nad ei saa aru. Ma ei taha teada mullast, mind ei huvita see muld, ma tahan teada, mis mul taimel viga on. Ma ei saa sulle öelda, mis su taimel viga on, sellepärast, et ma ei tea, mis muld. Jaa, ma saan väga hästi aru, sest tegelikult ju kõik ilm ja kõik, kui palju vett, kõik need asjad mõjutavad. Vaata, kui huvitav. Kas sul on ka selline silm, et näiteks või kas sa pakud ka sellist teenust? Ütleme, kui ostad kodu ja siis aed, mida ei ole üldse hoolitsetud, et kutsuda sind sinna kohale, sa lihtsalt teed mingid projektid ja tuled ise ka näiteks aitad seal midagi kujundada ja sättida. Kas selliseid asju ka? Ma isegi ei tea. Aiakujundust pakun ja aiakujundust, aia rajamist, ka aiakonsultatsioone, sest Eesti inimesed on nagu ikka väga hästi teadlikud aiast ja neile meeldib aias ise toimetada, et väga tihti ma käingi lihtsalt aiakonsultatsiooni andmas, see tähendab, et ma sõidan kohale,
no natuke teen eeltööd ka, et ma teaks, kuhu ma sõidan, eks ju. Et andmebaasides saab asju vaadata ja lähen kohale ja siis me koos pererahvaga vaatame, mida seal annab teha, mis on seal head asjad, mida nemad soovivad, et väga tihti ongi, ma olen seal 3 tundi näiteks kohapeal aia konsultatsioonis, sellest tekib selline käeline visand sellest aiaplaanist nende soovide järgi ja selle koha nagu võimaluste järgi, et mida seal annab teha ja mõnikord sellest täiesti piisab, et ma tulengi mõneks tunniks kohale, nad saavad nagu aru, et ahaa, sellepärast mul aed ei tööta. Ma ei tea, ma iga päev vahin prügikaste, on ju, või mul ei ole ühtegi kohta, kus istuda või ma ei tea, mul on ainult tuul tuleb, et ma pean natuke seda tuult mahendama. Et noh, nii palju asju on selliseid, mida minul on hästi lihtne näha, sellepärast et mul ei ole selle kohaga seost või emotsionaalseid asju. Ma saan hästi rahulikult kõrvaltvaatajana vaadata, et okei, niimoodi võiks, eks ju. Äh, jah, et ma teen ka aiahoolduseid, et kui keegi ütleb, et ta tahab, et ma käiks hooldamas aeda, näiteks rajan ära ja siis hooldan ka. Või siis, et on juba rajatud aed ja ma lihtsalt käin hooldamas. aga no see teenus hakkab juba täis saama, et ma rohkem ei suuda teha, et ma ikkagi hästi täpselt hoian seda oma tasakaalu. Et ma tahan teha tööd ainult niimoodi, et see oleks veel mõnus. Et kui ma juba tunnen, et seda on liiga palju või see on liiga, või meil kliendiga vaata ei ole sama vereliin, eks ju, ka hästi lihtne aru saada. Et mul on ikkagi nagu mega armsad kliendid. Et selles mõttes mul on tõesti nagu hästi vedanud, et minuni jõuavad need inimesed, kes peavad jõudma, väga vähe neid, kes ütlevad, et Kadi, sa oled liiga kallis. ahah, palun. et ega ma ei pea kõike tööd ära tegema, mis maailmas on. jaa, absoluutselt. Ma tahtsingi siinkohal küsida seda, et mäletad, ma vist eetriväliselt ütlesin sinu selle edukuse koodiga seotult see 11575, et kas sa ka delegeerid asju, et sa peaksid delegeerima, kas sul on ka abilisi, kellega koos sa teed, võib-olla keegi oma väga-väga suur usaldusisik või ma ei tea, midagi niimoodi, kui lihtne on sul delegeerida, ma küsiksin veel niimoodi. seepärast, et ma saan aru, et sind võikski olla juba palju, et sul võiks olla sellised niinimetatud järglased, kes teevad sedasama, mida sina juba tead. No see paratamatult vaata tuleb nii, et nagu sa ka koolitad inimesi, siis see lihtsalt loodus hakkab ise seda niimoodi sättima. küsimus oli see, et kas sa delegeerid? nii ja naa, ütleme selles mõttes, et ma pangas juhtisin hästi suurt meeskonda, seal pidi delegeerima ja ma võitlesin hästi pikalt vastu oma juhile, kes tungivalt soovitas, et mul oleks assistent. eks ju, kes võtaks hästi palju tööd ära. ma lõpuks ütlesin jah talle ja vastu oma tahtmist. ja siis kui Alessia tuli, issand, ta tegi, alguses oli hea keeruline üle anda ja öelda, et kuidas mulle meeldib ja hästi personaalne on, kui keegi on su isiklik assistent, eks ju. ja lõpus ma olin nii tänulik, mul oli nii lihtne elu. Nüüd ma olen sellises kohas, kus ma ei taha sinna suurde kohta enam kunagi tagasi minna. mul on tunne, et ma olen selle suure karjääri ja suure meeskonna juhtimise rahvusvahelisel tasandil ära teinud ja mulle nii õudselt meeldib, et ma saan hästi kergelt otsustada. nii, Kadi, mul on vaja nüüd nädal aega mitte tööd teha. okei, ma organiseerin kõik oma asjad ringi. kui on mingeid asju, klientide asju ringi organiseerida, ma võtangi selle nädala või ma ei tea, kuu aega rattamatkale minna. kui mul oleks meeskond, ma seda teha ei saaks. aga mida mul küll on, mul on päris palju kontakte, keda ma saan appi kutsuda, kas hästi lihtsaid aiatöid tegema rajamisel, minna nagu mitmekesi tegema või kes mul kopamees tuleb, kaevab, et nad ei pea sellepärast minu meeskonnas olema. ma ei pea neile sellepärast palka maksma, nad ei ole, et lihtsalt tema saadab mulle arve ja hästi lihtne on teha niimoodi koostööd, sest ma ei kujuta enam kunagi ette, et mul on suur meeskond või et mul on üldse meeskond. ja kusjuures
kusjuures seegi on kihvt, nii nagu sa ütlesidki, et sa hindad ennast ja oma vabadust ka, et ega see ei tähendagi just ilmtingimata, et sul peab olema keegi, kellele sa delegeerid, sest see ei võtagi nii palju, et sa ei suudaks teha. ja kui sa Mhm. tunnedki, et lihtsalt sul nagu hammas peale ei hakka ja, või sa lihtsalt ei soovi, siis lihtsalt nii ongi, et sellest piisab täiesti. see minu numeroloogiline küsimus ka ei viita sellele, et kas sina või mina olen paha või keegi kuulajatest oleks nüüd miinuses või plussis. lihtsalt see, et meil ongi kõigil see oma tunnetus, lihtsalt ei pingutagi üle, seepärast et sinu selle koodiga on väga suur tõenäosus see, et sa töötad ennast lihtsalt lõhki. ja ma Mhm. arvan, et sa oled selle läbi elanud mitmeid kordi, eks ju, seepärast ma küsisingi armsalt, et kas sa ka delegeerid, et Jaa. Ma ei ole kunagi läbi põlenud, aga mul on väga tihti, mul keha hästi targalt hakkab ütlema ja siis ma ei kuula teda, eks ju. Mhm. Sellepärast, et nii palju põnevat on toimumas või midagi, et ma olen päris mitu korda olnud, mingi suur projekt saab läbi, no mitte enam täna, aga kunagi panganduses ja siis ma jäin päevapealt haigeks. ma olin 2 päeva haige, mis tähendas, et sest ma kunagi ei ole haige. see Mhm. tähendas lihtsalt seda, et ma olin voodis, sõin ja magasin, võib-olla väike palavik ka ülekoormusest ja siis oli jälle kõik hästi, eks ju. et täna ma nii hulluks enam ei lase. Mhm. Et mul on täna on hästi hea indikaator, et kui ma tunnen, et mul hakkab vaikselt huulevill tulema või huule peal hakkab midagi sügelema, siis ma Mhm. saan kohe aru, Kadi, sul on vaja magama minna või sul on vaja mingi asi kas edasi lükata või ümber teha või kedagi appi kutsuda. Et minul on jah, see nagu. Aa, vaata kui huvitav. esiteks jälle ma ütlen, et meil on nii palju sarnaseid asju. sa pididki siia saatesse tulema selleks, et ma kuulaksin läbi sinu keha kogemuste mingeid teatud oma asju. mina olen loomu poolest ka selline, et ma olen väga-väga harva haige ja kui ma haigeks jään, siis see tähendab seda, et ma lihtsalt söön ja magan. ja praktiliselt Mhm. magan ja siis söön vahepeal. ja siis ma võin magada terve ühe ööpäeva lihtsalt niimoodi ära ja siis ja see villi tunnusmärk, ehk siis see on, mis asi see on, herpeseks vist nimetatakse. Jah. Ja see mul tuleb ka üliharva, aga siis peale seda tähendabki seda, et ma pean magada saama. aitäh, Ja. Kadi, näed, selleks oligi mul vaja sinuga kokku saada. kommenteerige teie ka palun, kuulajad, seda, et kuidas teie oma keha kuulate, millised tunnusmärgid teil näiteks on, igalühel meil on ju erinevad. Mhm. et vau, nii nagu ma ütlesin, vaata ka, et enne seda meie kohtumist, et me lihtsalt jagame seda elu, neid kogemusi ja siit igaüks saab midagi. mina olen sinult juba täna väga palju asju saanud. ma tahaksin sellist asja veel küsida. sul on küll see Aednik aitab siis Facebooki leht ja nüüd sa oled maininud ka neid koolitusi. ma ütlen siiralt, tahaks tegelikult tulla sinna, vaata, mis on nii, Vaba Linn või? jah, Vaba Linn, selline Avalinn ja avalinn. selline, see on tundmatu koht, see on lihtsalt Tallinna linna üks nagu, ma ei tea, tuba või. okei okay., no igal juhul inimesed leiavad selle ja see meie salvestus läheb täna kohe, ehk siis mis päev täna on üldse? kolmapäev või? jah, kolmapäev. jaa, jah. sa oled sama nagu mina. ma elan maal kuskil ja ma lihtsalt vaatan oma kalendrit ja ma unustan ära vahepeal, ma teen küll hommikul need postitused, mis energias me oleme, aga Mhm. vist täna on 13 ka veel, kui ma ei eksi või? on jah, 13:05. issand, kell Mhm. on praegu just 11:11. vaata kui huvitav, tead, mis see tähendab või? ma ei tea, see tähendab midagi on väga hästi, energia nagu voolab minu jaoks jaa, vähemalt. see viitab hästi palju sellisele nüüd kohe organiseerida, teha, kui sa nüüd, teie, kes te ka kuulate, kell on 11:11, siis kui sa mõtlesid, et aga ma lähen ka nüüd peale seda kuulamist, lähen kohe aeda, hakkan midagi tegema, siis vot nüüd see on õige hetk minna. Mhm. võib-olla kas Mhm. aeda, võib-olla lihtsalt hakata planeerima. tahtsin küsida, kust informatsiooni leiab sinu koolituste kohta, sinu nende sündmuste kohta, kõige muu kohta, et kas on see Facebooki koht või sul on veel mingisuguseid, sa ütlesid Instagrami Mhm. hakkasid proovima, aga kas ja koduleht? et on, Instagram on aednik aitab, aga noh, Instagram lingib kohe Facebooki ära, kuigi öeldakse, et nii ei tohi teha. no mina teen nii. Ja okei siis mul on aednikaitab.ee koduleht ka olemas, et sealt on võib-olla neid kursuseid lihtne leida, ongi eraldi, vist on kursused pealkiri, noh, lehel, eks ju, ja aednik aitab nime alt igalt poolt peaks leidma. mm. et, et ma küll ja sündmuseid ma jagan ikkagi Facebookis, aga ma jagan suhteliselt vähe, et ma ei ole
eriline jah, selline nagu reklaamitegija või et see käib ka niimoodi, et kes näeb, see peab nägema. ja. et et jah, homme on tõesti üks tasuta kursuse nagu kohtumine ja veebikursused on 24 nagu 7 saadaval aednikuaitab.ee lehel. Ja mulle endale saab ka kirjutada, et kui on mingi huvi teha ükskõik, kas siis seda aiakonsultatsiooni või aia rajamist või kutsuda ka mõnda töötuba läbi viima. et, Mhm. et neid ma teen ka. et mul on selline isiklik huvi nüüd, isiklik huvi. Vaata, ma ise elan Kesk-Soomes ja näiteks selline asi, et kuna mu kanaleid vaatab erinevatest riikidest inimesi, kas sa ka sellist online teenust pakud, et no näiteks filmida seda oma õue või seda oma aeda ja kas sa ka selle video põhjal näiteks ja küsid võib-olla lisainfot ja kõik muud asjad, saaksid anda mingisugust, ma ei tea, aiaplaani teha või soovitusi ja selliseid asju see või. on nii ja naa, ütleme, et Eestis isegi veel saaks, sellepärast et meil on päris head tehnilised lahendused, kus ma näen nagu seda, noh, maakatastrist ma saan vaadata pilti, kus on Mm, hooned peal ja kus on ka elektriliinid peal ja kõik selline nagu see mhm, selline struktuur on olemas, eks ju, kondikava. Ja Eesti loodust ma tunnen ka päris hästi, et eri piirkondi, mhm, aga väga kaugele minna võib olla keeruline selles mõttes, et ma olen olnud tööl Iirimaal ja Taanis mhm, aednikuna mhm, ja mõtled küll, et need on nagu noh, suht meie lähedal ja sarnased ja no täitsa lõpp ei tunne taimi ära või kui Iirimaal loed raamatut, kus on kirjas jaanuaris õitsevad taimed õues või veebruaris. No see ei mahu mulle pähe, eks ju, mhm. et ma ei saa, et ikkagi aiandusest tulevad mingisugused piirid loodusest tulenevalt ette, et ma väga kaugele ei saa minna, sellepärast et ma lihtsalt ei oska niimoodi mõelda, Mhm. et ma saaks, et kui ma olin veebruaris-märtsis olin Iirimaal ja see oli väga hea aiatöö aeg ja asjad kõik juba õitsesid, siis tulin koju tagasi ja no mitte midagi veel ei saanud teha, lumi oli maas. Mhm. Noh, mingid piirid on ikkagi ees, mida veebi kaudu või teistes riikides ei anna teha, et ütleme, hingenõu võid ju anda, eks. Ja, saan aru, ära kuulata. et ma võin jah midagi nagu aidata, aga hästi praktilist ja kvaliteetset asja ei pruugi sellest saada. Et ma küll veebikonsultatsioone olen teinud niimoodi ka, et kui on mingid et on mingisugused mured, mida lahendada, siis küll saab Eestis ja, aga väga kaugele mina küll ei tunne, et ma oleks seda valmis tegema või et see oleks aus, et ma võib-olla nagu väljakutsena võiksin selle vastu võtta, sest see raudselt oleks huvitav ja põnev Ja. ja keeruline. aga ma arvan, see ei tee kellelegi head. Aitäh sulle aususe eest, sellepärast et siin on väga palju, mida ma näen Youtube'i stuudiost. Et on Austraaliast vaatajaid, Indiast, Ameerikast ja kõik sellised asjad. aitäh teile. ja siin ma kutsun teid ka üles, palun kommenteerige siia, kuskohast teie vaatate. ka kui sa Eestis on suurem osa vaatajatest, et kirjutage ka näiteks maakond kasvõi, kus te siin vaatate, et oleks väga huvitav teada. ma kutsun kindlasti Kadi ka siia kommentaare vaatama aeg-ajalt, kui sul seal kiire aeg möödas on või siis lihtsalt panen, Kadi, sulle screenshot'i nendest kommentaaridest, et tuled vahepeal viskad pilgu peale. Mhm. ja sinuga kõige kiirem selline ühenduse võtmine toimub siis kas selle Facebooki kaudu Aednik aitab või Ma millist mõtlen, et kanalit? sealt on kõige lihtsam mulle kirjutada, jah, aednik aitab Messengeris kirjutada kõige kiiremini jõuab kohale. Ja Mm, siis ma saan selle inimese profiili ju ka üle vaadata, sest ikkagi muidugi. mul on hästi oluline, et ma vaatan üle, et millega ta tegeleb ja ma ei tea, kuidas mul see kõhutunne nii toetab, et ma saan kohe aru, kas tuleb koostöö või ei tule, Mm, eks ju, et see on nii huvitav, et ma juba nagu esimesest lausest saad aru, kas see on minu inimene või mitte. Ja ma ei mõtle nagu mitte midagi halvasti mm, selle inimese kohta selles mõttes, et ma lihtsalt saan aru, et meie võib-olla oleme teistsugused. mm.
et minu kõige paremad ja suuremad õpetajad ongi just need olnud, kellega ma ei ole sama vereliini pidi, eks, et ma et tean, mida sa mõtled. kellega nagu tunneb, et issand, ta ajab mind nii ilgelt närvi, ma ei tea, miks, Mhm. aga ma tema varju ka näen ja juba mul vererõhk tõuseb, mis minu puhul on väga hea, sest mul on väga madal vererõhk. Siis siit see tähendab seda, et sul tuleb neid tihtipeale, sellepärast et universum ju näeb, et sul peab vererõhu korda saama kuidagi. No, viimasel ajal enam ei tule, ju on universum aru saanud, et ah, ta saab oma madala vererõhuga küll hästi hakkama, et ei ole viimasel ajal ikkagi vähem. Aga eks ma olen teinud seda tööd ka, et kaitsnud ennast või väikseid nagu energeetilisi blokke pannud, et ei jõuaks. Mm, ja. Aga seda ma olen küll vaadanud, et mida rohkem ma ise olen selline, nagu ma täpselt olen kõikide oma mis iganes asjadega, mis minuga kaasa tulevad, seda rohkem ja ägedamaid inimesi minuni jõuab. Et see on küll üks asi, mida ma olen viimastel aastatel õppinud. Et ma ikkagi pean olema täiesti mina ise, ükskõik kui kelle ma ajan närvi, no ajan närvi, kes tuleb mulle otse ütlema, et tead, sa ajad mind ikka ilgelt närvi, no palju õnne, võta heaks. Kui ma kunagi oleks nii nagu niimoodi kartma hakanud seda, et kui keegi nagu noh, või ma ei tea, kommentaare ju tuleb. mul on selle aastaga tulnud 4000+ uut jälgijat, et mul on peaaegu 6000, see on täiesti uskumatu, kust need inimesed tulevad, ma ei saa üldse nagu sellest aru, aga tuleb neid kommentaare ka, on ju, kes ei ole minuga rahul või tahavad näidata, et mis kuskil valesti on. ma oleks kunagi täiesti, võib-olla ma oleks kanali kinni pannud, lõpetanud kõik ära, sest me ikkagi, noh, ma ei tea, väga hellikud oleme nende negatiivsete ikka. kommentaaride peale. täna see on jumala lahe. Mhm. noh, anna minna, ütle mulle, mida sa tahad. mina olen ikka mina edasi. tead, mul on selline tunne, et see vanus teeb ka vaata selliseks, et sa oled juba elus piisavalt palju näinud ja kogenud. see jälle peegeldab mulle mind, kui mul tuli esimene selline negatiivne kommentaar mingi aeg, ma olen siin ikka aeg-ajalt rääkinud neid asju, aga seda ma ütlen küll nagu suure austuse juures, ma olen nüüd peaaegu 2 aastat varsti siin Youtube'i maailmas ja 2 sellist krõbedat kommentaari tuli. esimene viis kohe rivist välja, aga saad aru, 2 miljonitest ja juba sa kõigud niimoodi nagu Jaa. ebakindlalt, ma mõtlen, Jeesus, mis sul viga on, nagu iseendale räägi, mis sind häirib. ja siis mul minija ütles nagu väga hästi, et tead, vasta talle lihtsalt, et siis on nii. ta ütles, et see lause on üks kõige ebamäärasemaid vastuseid üldse, mida saab inimesele anda. aga Youtube'is justkui sa pead justkui andma vastuse selleks, et ka see on ju, kommentaar ja, annab ka energiat, vaata, nii nagu ja, Facebookis ja. arvatavasti. ja siis, kui ma kirjutasingi sellele inimesele, et siis on nii, saad aru, absoluutselt mingit kõikumist mul ei toimunud. ja siis ma läksin Mhm. lihtsalt välja tegelema ka nii nagu sinagi, mul meeldib väga aias aega veeta, noh, midagi teha konkreetselt ikka. Mhm. ja siis ma mõtlesin, et noh, siis ongi nii, lihtsalt see on tema arvamus ja see jääb selliseks. et tead mis, kallis Kadi, ma tahtsin sellist asja veel sinu käest küsida lõpetuseks, et nüüd, kui me oleme juba siinmaal, kus öökülmasid ei ole, ma ei tea, kas on veel või ei ole. muidugi tuleb, jaanipäeval on ju, tuleb ikka kasukaga jaanipäeva veeta. kuule, sina, positiivne naine, et aga kui nüüd aianduse juurde minna, et kas sa annaksid mingisuguseid selliseid, noh, ma ei tea, see, mis sul lihtsalt niimoodi tuleb, vot niimoodi mingeid näpunäiteid, et mida nüüd oleks selline nagu tagumine aeg või viimane võimalus kiiruga veel ära teha. No näiteks kui muld, mis sul on väga armas, et ükskõik mis näide, mis mõte sul nüüd tuleb, et jagada siin sellist meiega. Minul on kogu aeg selline tunne, et kunagi ei ole hilja, eks ju, et ma teen tööd sellega, mis mul on. Mm. Ja kui keegi ütleb, et ma ei ole jõudnud tomatit ette kasvatada, no ära kasvata, mine osta. Sa saad Mhm. küll palju väiksema sordi valiku, kuigi täna on juba hästi palju väikseid tegijaid, kes müüvad. Et ära üldse pelga seda, et mis on õige aeg või vale aeg. Selles mõttes, kui sa ei tee, siis ei juhtu mitte midagi. Kui sa teed liiga vara ja su taimed surevad ära, siis õpi sellest. Et mulle üldse ei meeldi sellised asjad, mis ütlevad, mida ei tohi üldse teha. Ma ikkagi pigem, mulle meeldib,
ma ei ole kunagi vastu, ma olen poolt, et ma ei ole haiguse vastu, ma olen tervise poolt. Et noh, mul on siuksed põhimõtted, et äh, et loomulikult on, ilm paneb mingisugused piirangud, et ma talvel ei istuta, eks ju, nagu ma Iirimaa näite tõin, onju. Aga, ja mulda võib poputada alati. tal ei ole seda, et nüüd ei tohi, on, et millal see võib-olla annab rohkem kasu, noh, sügisel ja kevadel, eks ju, ja kui sul on hästi intensiivne kasvatus, väga palju oled toppinud, siis väeta suvel ka. aga ma ei tea, kui sul on kasvuhoone, on ühed reeglid, on küttega kasvuhoone, on natukene teistmoodi, üldse kasvuhoonet ei ole, siis ma ei tea, katteloor ja pane natukene hiljem, aga kõige olulisem, mis ma alati nagu oma töötubades ja koolitustes ütlen, hakka tegema. Tee midagigi, kui noh, et keegi küsis minu käest, et mul on aed pole veel nagu üldse valmis, uus koht ja käis minu kursusel ja ma õudselt tahaks juba midagi panna, aga mul ei ole neid ideaalseid peenrakaste valmis. No ära oota seda ideaalset peenrakasti, pane see mullahunnik kuhugi aianurka, võib-olla tee talle, ma ei tea, kodus mingitest laudadest väike äär ümber, et kõik muld välja ei voolaks. kasvata seal ja sa saad aru, kas sulle üldse meeldib see. Muidu sa teed need uhked kallid peenrakastid või ma ei tea, mitmetuhandese kasvuhoone ostad endale ja siis sa pärast saad aru, et ai kurja, mulle üldse ei meeldi. Ma nagu üldse ei taha, et ma tahangi ainult ilutaimi ja ma midagi muud ei taha. Aga sa ei saa seda enne kunagi teada, kui sa ei alusta väikselt. Et noh, see pole päris jälle see, mida sa küsisid. ei, see on väga hea. tead, Kadi, sa täpselt paned nagu väga hästi, kõik täpselt nii, nagu sa räägid, on õige. kõik on, vot mulle väga meeldis see, mida sa ütled ja see oli natukene ka mulle rahustuseks, et vast alles me kolisime siia kohta, kus siin on ja me justkui elukaaslasega tahame seda aru teha nii väikse ajaga, kõik asjad ära, mis siin on mingi 50 aastat tegemata olnud, nagu jube paanika on peal, kasvuhoone, taimed, kõik asjad ja siis ma mõtlesin, nii, relax. see suvi me üldse kasvuhoonet ei võta ja siis, kui ma nägin sinu kasvuhoonet, issand, see oli komöödia, milline, sorry, aga ma lihtsalt kaifin sinu postitusi, mis sa teed sinna. et ja siin on mul kasvuhoone, saad aru, tuulest tuiseb üks kile, mingisugune maja, aga ma ei ole päris kindel, kas ta veel alles on, et võib-olla tuul on ta ära lihtsalt pühkinud. siis saad aru, ma kõrvutan naerda ja vaatan, et oi, seal ta on, niimoodi hõljub vaikselt. ja siis ja, ja, et ma ausalt ära rääkida, siis see ei ole minu ostetud, ega see ei ole ka minu kodu, kus ma nagu palju toimetan, su mu ema ja tema mehe suvekodu, kus siis mina olen peaaednik ahah, ja mul on oma aednikumaja. ka ilus koht on see kusjuures. hästi tõeliselt äge koht ja et kui emme tahab kasvuhoonet ja ta on selle ära ostnud, me paneme selle üles ja me vaatame ja ema juba ütles peale esimest nädalat talle see kasvuhoone, kilekasvuhoone üldse ei meeldi. aga sa saadki selle kogemuse kätte ja nüüd me vaatame, kas see kasvuhoone jääb püsti ja kas ema tahab päris korralikku ja kallist kasvuhoonet või talle mees ehitab selle, eks ju, me ei tea veel, aga sa ei saa kunagi teada, kui sa ei teegi seda lüket. ja kõige hullem ongi see, kui teha nagu hästi kiiresti. eriti kui sa ei ole professionaalne aednik ja sa ei tea, kuidas sul asi töötab, hakka väikestest asjadest, tee endale esimene koht, minu jaoks kõige tähtsam koht on see koht, kus ma tunnen ennast aias hästi. Ja kas see on terrass, kus ma saan istuda ja kohvi juua ja mul on väike, ma ei tea, lillepott või maitsetaimepott või mul on, ma ei tea, sissesõidutee ääres midagi ilusat või noh, see, mida ma kogu aeg nagu näen, tee see ära ja siis hakka suuri asju vaatama. Et mitte nii, et ma teen kõik ära ja siis pärast tuleb välja, mul on kõik valet pidi. Mul on, ma ei tea, köögiviljaaed on kõige varjulisemas kohas ja prügikastid laiutavad mul kogu aeg, ma nagu, ma ei tea, köögiaknast näen või noh, mingid siuksed asjad on ju. Et tee hästi väikeste ampsudega ja tee kõigepealt see, mis sind õnnelikuks teeb ja mind teeb õnnelikuks see, kui ma saan vaadata ja süüa. no nägid. issand, sa ei kujuta ette, kui palju nendest lihtsatest lausetest ma praegu hakkasin juba enda aeda kujundama, et ma mõtlesin ka, et okei, ma ei torma. ma kõigepealt korrastan need vanad Mustsõstrava põõsad ära. eile juba kaevasin seal ka välja mingeid vanu asju ja siis mõtlen ka, et oi-oi-oi, et äkki elaks lihtsalt selle suve ära ja vaataks, mis siit üldse üles kasvab. just vaata, mis seal on ja tavaliselt mina aias hakkan alati esimesena nagu otsima neid asju, mis mulle meeldib. mis mulle seal juba meeldib, mis seal on. ja mõnikord ma kliendi käest ka küsin, et mis sulle meeldib, sest et ma olen selle peale üldse mõelnud.
Mhm. onju, et ma vahin neid, mis mulle ei meeldi, vaata kõigepealt seda, mis mulle meeldib, armasta seda, poputa seda ja siis vaikselt hakka likvideerima neid asju, mida sulle nagu ei meeldi näha, onju. ja, et tee endale see asi mõnu, et elu peaks olema nagu nii mõnus, et sa tahad iga hommik ärgata ja sa kogu aeg mõtled, oi kui äge, ja onju. ja siis, täpselt. kui vahepeal tuleb mingisugune ämber, no või ma ei tea, vann või ma ei tea, ookean siis elad selle palju paremini üle, ausõna. Ja täpselt nii. No näed, kui ilusad lõpulaused. Et mulle väga meeldib kõik see, mida sa ütled, sa lähened kuidagi asjale just niimoodi hästi rahulikult ja ma pean ühe asja veel mainima, sul oli megalahe jälle 100. kord vist, mis ma seal vaatasin. see, et saad aru, et kuidas, kas oligi tee ääres äkki mingi, kas kiviktaimla või mingi selline sinka-vonka üks peenar ja see oli nagu nii võrratu mõte, mis sa seal andsid, sa ütlesid niimoodi, et kui sa ei mäleta, mis sul seal oli, et tee siis kas suvel mingid pildid või tee siis talvel mingi, mitte talvel, sügisel vaata, et siis kevadel tuleb meelde. ja mulle nii meeldis see, et kuidas sa ka seal andsid, no üldse sul on minu meelest kogu see Facebook on lihtsalt üks andmepank, kus on nii palju informatsiooni, et sinna paned lillad, sinna paned kollast, sinna paned sellist, et siis mõtlesin, et vau, et aga ma olen alati nagu neid asju mõelnud, aga ma pole kunagi nagu teinud neid asju see täpselt sama, nagu sa ütlesid praegu ka, et päiksed lihtsalt, mis see, päikse käes lõõmavad prügikastid samal ajal, kui sul on mingisugune juurikad kasvavad pimedas mingi kase all võib-olla või mida iganes, et põhimõtteliselt, mis ma saan aru, on lihtsalt see, et rahu ja vaikus ja lihtsalt keskendu ja mõnule ja tunne elust rõõmu ja siis kõik asjad hakkavad tasapisi, mitte tormates tulema. Mm -hmm. et jah, see minul on alati, ma ütlen vist päris tihti seda, et kõige tähtsam tööriist aias olen mina. Noh, Mhm. aednik, eks ju, ükskõik või kodus perenaine, naine ja Mm. kui temal on halvasti, siis on nagu kõik untsud. et kui ma ennast hoian ja mina ennast hoian hästi palju just nende väikeste asjadega, eks ju, et mul on tütrele kingitud kohvitass siin, onju, et see peab mõnus olema, kui on nagu, kui ma teen niimoodi, et hambad ristis, mida ma olen ka kunagi teinud ja Mm. mida mul vahepeal nüüd ka tuleb teha, kui ma tahan kliendi juures töö ära lõpetada täna, ma ei taha homme tagasi minna. mõnikord lõpu teen niimoodi, et ei ole enam mugav, aga ma teen seda hästi teadlikult ja Mhm. ülejäänud aja ma teen niimoodi, kohvitass näpus ausõna, kliendid, ma ei tee kogu aeg niimoodi, ma ikka sinu juurde tulen niimoodi tööd tegema, et ma ikkagi olen seal nagu 100% kohal. aga et peab mõnus olema see elu, et ei ole mõtet iseendale elu raskeks teha. õudselt palju ju sa saad endale mõelda, Mm. nagu kõik nii keeruliseks ja raskeks ja see sina ise teed endale. et sa mõtledki, ma Absoluutselt. pean kohe ära tegema, mul peab olema nii, nagu kõik need klantsajakirjad näitavad, Eesti parimad aiad või ma ei tea, maailma parimad aiad. no mille jaoks? absoluutselt pole oluline, pane see heljuv kasvuhoone sinna ja naudi seda oi, see oli komöödia. ja aitäh sulle, Kati, selles suhtes, et sa tõid täpselt nagu sellise, tead, rahu maa peale ja minge vaadake seda Facebooki lehte ja sa ütlesid, et sul on Instagram ka, Aednik aitab. kui sul on selline, tead, väike morn hetk või lihtsalt see, et mõtted on otsas, siis ma soovitan seda vaadata. Kadi pritsib seal sellist nalja, et saad aru, sa lihtsalt oled õnnelik peale seda, kuidas oh,, see on võrratu, see on võrratu. aitäh, et sa teed seda, mida sa teed. ja, ja aitäh sulle, et sa tegid nii palju jälle lihtsamaks ka noh, nagu sinu keele, selle numbrite keele kaudu see 2 ja 8, ma ei ole kunagi mõelnud naiselikku ja mehelikku, et need Mm, numbrid nagu on, eks ju. ja ma olen hästi õnnelik, et mul on 28 ja siis mul on see 1 1 5 7 5, mis sa ütlesid, et just. ühed on nagu ümaramad numbrid ja teised on kandilised, et no ju ma olengi selline, et nagu nii hea, kui keegi kinnitab veel nagu teise vaatenurga kaudu on ju kuidagi. Ma olengi selline, ja, issand, kui hea. et sinuga on kõik okei okay, Kati, nii nagu sa ütlesidki, et minuga on kõik okei okay.. on minuga on ja, ja tänaseks minuga on nagu väga hästi. mitte, et kõik mul oleks hästi, aga mul on lihtsalt nii hästi. et mitte kõik ei ole hästi, aga sul on lihtsalt kõik väga hästi ja nii meil ja kõigil on väga hästi. aitäh sulle ja palun jagage teie ka oma selliseid mõnusaid väikseid momente elus ja üleüldse see, mis sul praegu meelde tuleb ja sa tahad jagada, siis lihtsalt tee seda, nii nagu meie Kadiga tegime. tšau, Kati, aitäh sulle.